tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti ja tere tulemast kuulama-vaatama kaardi lugemist, mis on sind ees ootamas maikuus. Saad valida 3 kaardigrupi vahel ja minu tegemiste kohta leiate rohkem stellashakti.com. Ja lähemegi kohe esimese kaardi lugemise juurde. Tere, armas, sina, kes sa valisid selle kauni kaardikese. Vaatame, mis on sind ees ootamas maikuus. Põhisõnumiks tuleb siis teadvelolek ja vastutuse võtmine. Mul on tunne, et sa oled siin astumas tõeliselt võimsalt enda väesse, kõiksusega koos loomise väesse. Et mingisugune suur murrang on juba selja taga, midagi on siin toimunud. Kohe hakkame vaatama, mis siin võis siis olla selliseks aktivatsiooniks, mis on sind kutsunud veelgi täielikumalt osalema, et võib-olla siin on olnud rohkem selline vaatluspositsioon või selline uurimine, et mis üldse võimalik on. Oled kogunud mitmeid võtmeid enda jaoks, et lahti keerata enda uus kõige kõrgemas energias tulevik, mis sinu jaoks vähegi võimalik. Mis on siis siin toimunud? Jah, vanade südamevalude vabastamine ja on olnud ka selline vastuhakkamine, et suure tõenäosusega sa varasemalt kas ei ole teadnud, kuidas nendest vanadest valudest välja tulla või ei ole see täielikult olnud lõpetatud protsess, aga sa oled siin õppinud alkeemiliselt ümber transformeerima, muundama oma senised eluhoiakud, oma uskumused, oma mõtted, kõik enda kalduvused ümber, et siin on toimunud ilmselt selline suur, see võis olla ka mingisugune tähtsündmus, aga see võis olla ka midagi sellist, et sa hakkasid tegema mingeid praktikaid, mingeid vaimseid praktikaid, mis on sind väga hästi aidanud ja on aidanud sul tõusta nagu fööniks tuhast, et maagikaart võib olla ka selline fööniksi tähendusega, et see on nagu number 1 kaart selles kaardipakis, et sa tuled sellisest teadmatuses loomisest, mida siis narrikaart number 0 tähistab, sa tuled teadlikkusse, et mina loon, mina valin nüüd maagilisel moel luua. Praegune hetk toob sulle võimalik, et ka juba elukogemusena seda, et sinu unistused täituvad, sa näed seda, et sinu alkeemiline protsess on hästi tööle läinud, see on sulle andnud tugeva jõu ja sa oled aru saanud, et mitte miski ei saa sind takistada. Ja kõik, mis edasi tuleb, sa oled jumalikult juhatatud, sa oled siin saavutanud väga ilusa kooskõla algallika kõrgema tahtega, mingisugune aktivatsioon, mis sul on toimunud, on sulle toonud tõesti sinu südamega kooskõlas olemise voo ja sinu unistuste täitumine on garanteeritud. Tähekaart räägib sellest, et see on nüüd kindel, see on valik on tehtud, suund on valitud, sa näed selgelt, kuhu sa liigud ja see on, edu on sulle garanteeritud. Ja kui see kaardi lugemine ei kõneta sind, sa võid vaadata mõnda teist gruppi või vaadata mõnda teist videot. Et see ei pea olema kõikidele, aga vaatame siis edasi, mida see maikuu siis spetsiifilisemalt tooma hakkab, missugused need sammud on, mida sul on vaja astuda, et seda manifestatsiooni teekonda hoida joone peal. Esiteks, võimalik, et mul oli juba ennem tunne, aga võimalik, et see, mida sa oled taibanud, on see, kuivõrd vajalik on olla kohal. Kuivõrd tarvilik on olla iseendas selles hetkes, siin ja praegu, selles hetkes, kus sa oled ja välja lülitada ennast segajatest. Et need kogemused, mida teised inimesed tahavad või missugused on su varasemad harjumused olnud, mis ei ole võib-olla sulle jätnud piisavalt aega ja ruumi enda ja enda sisemaailmaga tegeleda, on nüüd muutunud või muutumas ja see loob sulle imelise, uue ja väga stabiilse alguse. Et su elus on praegu
tõesti selline imede sagedus, lahenduste ja imede voog on käima läinud ja selle oluline võti, mida siis hoida, sul tuli siin võtmetega kaart esimene võti, üks kõige olulisem võti ongi siis see, et see, mis on oluline, sellesse ma ka panustan. Et see, mis on prioriteet, mis on päriselt tähtis, siis see olgu ka ajalises mõttes olulisel kohal, mitte siis, kui aega üle jääb, vaid siis selleks elu antud ongi, et seda luua ja kõik muu on siis nii-öelda nagu valikuline. Ja siin sa võid maikuus näha, et sind on ees ootamas tõesti võidukad kogemused, et need kohad, kus sa varasemalt võib-olla oled arvanud, et sa ei tea, sa ei näe, sa ei mõista, sa ei saa aru, nendes kohtades tulevad eduvood, tulevad toetused, kas teistelt inimestelt, läbi ressursside, mingisugused olukorrad lahenevad, vestlused, mis viivad edasi täpselt õiges suunas, kokkulepped, millest peetakse kinni. Ja see kõik tuleneb sinu enda distsiplineeritusest, et sa oled võtnud vastutuse enda elu eest rohkem enda kätesse. Ja kas sinu elus on või sa ise kehastad väga võimsat ülempreestrinna energiat, mis räägib siis avarduvast teadvusest. Võib-olla sa oled suhtes inimesega, kes aitab sulle kanaldada väga kohast informatsiooni ja sa näed, kuidas see kõik toimib, või sa ise kehastad seda energiat, kus sa oled aru saanud, et sinu sees olev tõde on päriselt terviklikkusega kooskõlas, et see terviklikkusega kooskõlastumine on oluline võtmekoht. Võimalik, et sa oled õppinud ennast rahustama, mediteerima või jätkanud enda praktikaga ja see on sulle toomas suuri läbimurdeid ja suuri kingitusi ja õnnistusi ja sinu rasked ajad on möödas, ma ütleksin selle kohta. See, et sa võtsid vastutuse ja sa valid minema astuda nendest teemadest, olukordadest, situatsioonidest, mis sinuga ei ühildu, toob sulle uue külluse voo. Et see valik astuda vanadest mustritest välja uude mustrisse võib tuua üles ka neid kohti, et jääb sinna nii-öelda nagu mineviku vaatlemine, et näe, miks need kohad ikkagi ei õnnestunud ja siis oli ikkagi puudu ja ikkagi on vähe ja ikkagi veel ei ole nii palju, kui tahaks, aga mida rohkem sa hoiad häälestatus selles, et aga uus on võimalik. Sulle tuli siin külluse kuninganna, see on Lakshmi kaart, see on külluse jumalanna kaart. See näitab seda, et külluse jumalanna Lakshmi on valinud sind, sest sina oled valinud küllusteadvuse. Et suurt abi saad läbi vestlust, et kui tunned takerdumist, räägi kellegagi, suhtle või õpi, et see võib olla ka õppimise kaart. Vaatle, mismoodi teised on nendest keerulistest olukordadest välja tulnud. Tee sellist uurimistööd, sisemist uurimistööd ja ole tähelepanelik selles suhtes, et sa ei varjaks, ei tooks ebatõdesid letti, vaid oleksid hästi aus. Et igasugune ebatõesus võib jällegi blokeerida, et võta vastutus selle eest, et sina jääd alati tõele truuks. Niimoodi, nagu tegelikult sa tunned, et on kõige õigem. Et see puuduse ja vaesuse teema võis olla seotud sellega, et siin varasemalt olid asjad mingis mõttes, kas olid kokkulepped murtud, keegi varjas, valetas, pettis, reetis, et need vanad valukohad, mis siin tuligi enne välja, millega sa võib-olla varasemalt ei osanud ringi käia, ja ei teadnud, kuidas nendest kohtadest edasi liikuda, siis nüüd läbi vastutuse võtmise, selgete piiride seadmise see olukord muutub, sest sina otsustad ja valid, et ma ei lepi enam selliste olukordadega, ma ei lähe sellistesse mängudesse, ma ei osale sellistes protsessides, toob sulle mitte ainult maise tasandi külluse, vaid ka valgustatuse, täieliku jumaliku algessentsiga kokku lõimumise ja see on taroopaki kõige õnnelikum kaart.
see näitab seda, et sa oled täielikus voos, täielikus algallika juhatuses, sa oled terviklikkuses, sa oled vastu võetud täpselt sellisena, nagu sa oled. Esiteks iseenda poolt, kõikide oma varjude, kõikide oma valgustega ja mida nähtavam sa oled kõigega, kes sa oled, sa julged avada oma südame, sa julged avada oma kõige valusamad kohad, kõige varjatumad kohad tood nähtavale, siis kõik need saavad läbi valgustatud ja tervendatud. Ja mida iganes sa praegu ette võtad, see on kõikidele osapooltele väga kasulik. Et sinu elus on praegu mingisugune väga ülioluline hingeühendus. See võib olla ka tööalane ühendus, aga eelkõige ma tunnen, et see on partnerlusteema, et sinu partner tõeliselt toetab sind. Ja see, mida sa maikuus siin alustad või mõtled või teed või otsustad või seadistad läbi selle vastutuse ja selgete piiride, see on jumalikult juhatatud ja seda pühitsetakse kõrgemalt poolt. Kõrgemad energiat, kõrgemad jõud pühitsevad ja hoiavad sind ja aitavad nendest vanadest maskimängudest välja tulla. Et ole hästi püsiv, sul on väga palju andeid ja talente, ei ole ühtegi probleemi, mida sa ei saaks lahendada enda südame ja mõistuse jõuga. Sinu mõistus ja süda töötavad nüüd kooskõlas, et mida kannatlikum sa oled, aga püsiv kannatlikkus viib sihile, ära anna alla, sest et hea õnn on sulle garanteeritud. Imelised sõnumid imelisele inimesele, mul on väga hea meel sulle neid sõnumeid tuua. Võtame ühe sõnumi veel, et see, mis su teekonda võib blokeerida, on sinu negatiivsus. Kui sa hakkad endast või enda olukordadest rääkima, et see on nii raske, see on nii võimatu, siis mäleta seda, et sina vastutad oma elu loomise eest. Nii nagu sa otsustad, nii sa lood. Kui sa soovid luua võimalikkust, on vaja keskenduda võimalikkusele, on vaja keskenduda sellele, et asjad saavad minna paremaks, sest see on sinu otsus. Kui sina vastutad, siis sinu otsus loeb. Sinu teadlik vastutav otsus on tugevam sinu alateadlikest kalduvustest. See, mis sul võib aidata välja tulla sellest negatiivsusest, on märgata seda, kus kohas sa ise ennast eitad. Kus kohas sa eitad seda, et sa vajad midagi või sa soovid midagi. Neid vajadusi ja soove on vaja tähele panna ja olla enda ja teistega hästi kannatlik. Sest et ümberseadistus võtab aega ja harjumist. Ja enda eiramine ja enda vähendamine ja enda hülgamine tuleb asendada kannatliku enda õpetamisega. Nagu siin see kaart enne ka tuli, et õpi, kuidas ennast väestada, kuidas ennast jõustada, kuidas olla iseenda parim sõber, enda õpetaja, enda sisemisele lapsele kannatlik ja armastav lapsevanem. See suhtumine viib sind sihile. Loo endale stabiilsuse juured, tee midagi, mida sa teed ennast väestavad, tee seda iga päev. See stabiilsus aitab tugevdada su meesenergiat ja toita sinu olemust, luua sulle tugeva baasi, tugeva vundamendi, kus sinu nii armastus kui tööasjad saavad täielikult õide puhkeda. Võtan sulle ka siit armastuse kutseraamatust ühe lõigukese sinu toetuseks, kallis grupp number 1, kallis algallikas, palun toetust grupile number 1. Siit tahab tulla. Aitäh, et ma mõistan selgelt, mida mu süda mulle öelda tahab. Olen juba ette tänulik kogu inspiratsiooni eest. Ma ei pea jääma ootama, et teised muutuks, vaid võin vajalikud sammud muutusteks ette võtta ise, nüüd ja kohe, ja validagi elada vastavalt sellele, mida päriselt oluliseks pean. Kui inimesed, kellega olen tahtnud asju koos luua, ei vali elada kõrges sageduses, nagu mina, siis järelikult ei ole meil ühine elutee koos käimiseks ette nähtud. Olen kannatlik nendega, kes valivad tulla kõrgemasse sagedusse kaasa.
näen seda selle järgi, et inimesed teevad omalt poolt vajalikke ennast päästvaid praktikaid ja korrigeerivaid kohti, mis on olnud tasakaalust väljas. On loomulik, et me kõik areneme ja kasvame. Leiad seda raamatut raamatupoodidest üle Eesti. Armastuse kutse. Aitäh sulle kuulamast, vaatamast, soovin sulle maagilist ja mõnusat maikuud ja kohtumisteni järgmistel armastusküllastel kordadel. Aitäh, kui jätad siia alla ühe südamekese, kui miski siit sinu südant kõnetas ja soovin sulle kõike imelist, mida sinu süda soovib. Tea, et see ongi universumi soov sulle tuua. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest ja kohtumisteni järgmistes videodes. Namaste! Läheme grupi number 2 lugemise juurde. Tere, armas grupp number 2. Sulle tuleb nii ilus 4-4 transformatsioon. Võitlus pea ja südame vahel saab läbi. See võitlus, enne kui ta läbi saab, võib veel ennast ilmutada ja see on ainult hea. Miks? Sest et kui sina õpid täielikult võitma oma madalama sageduslike energiatega kaasa liikumise asemel häälestuda täielikult südame usaldusse, siis see, mis sind edaspidi ees ootab, on puhas voolamine ja rõõm. Nii et see võitlus, mis siin on, vaatame, mis selle võib olla olnud põhjustanud, kallis grupp number 2. Selle võitluse võidab süda nagunii. Küsimus on selles, kui kaua sa südamele vastu hakkad. Aga armastus võidab nagunii. Praegu on siin olnud siis küsimus sinu enda sisetunde ja sinu välise maailma vahel. Mida ma tajun, mis siin võib olla, see, mis selle võitluse on tekitanud, on see, et sina oled asjad teinud nii, nagu kõrgem tarkus ja kõrgem juhatus on öelnud, aga sa oled lihtsalt nii väsinud, sa oled nii kurnatud sellest, et teised ei ole sellega alati kaasa tulnud. See on hea kaart, selles ei ole nagu ühtegi kohta, mis näitaks seda, et see tulevikus samamoodi jätkub. Vastupidi, 10 on taroos alati see, et see on nüüd läbi. See tsükkel on läbi, aga võimalik, et su kehasse on jäänud veel posttraumaatiline stress nendest eelmistest kogemustest. Ja see, et su keha on veel olnud stressis ja pinges, on pannud sind kahtlema selles, et kas see tee, kuidas sa oled senini oma intuitsiooni järgi toiminud, kas see on ikka õige tee olnud? Miks ma olen nii väsinud? Miks ma olen nii kurnatud? Tõesti, sinu mingisugune osa sinust võib tunda, et sa oled täiesti nagu maatasa tehtud. Aga sinu kõrgem olemus on sellest kohast ülestõusu teinud. Ego mina on surnud või suremas, ehk hirmu mina, see ei tähenda maisest kehastusest lahkumist, palun ärge saage valesti aru. See tähendab seda, et hirmu minal on lips läbi. Hirmu minal on nagu kriips peal. Ja tuleb meile teisest kaardipakist. Nad on üsna sarnase tähendusega kaardid tegelikult. Seda me võime siis nimetada, et on ka nagu selline preestrinna energia või selline kõrgema tarkuse allatoomine. Ja hörmit tähendab siis seda, et ma laskun enda sees vaikusesse ja kuulatan enda sisemist tarkust. Et sinus on võime kanaldada, vastu võtta ja häälestuda kõrgemale potentsiaalile ja nüüd sa õpetad enda seda haiget saanud mina tõusma üles, tegema seda ülestõusu protsessi, mis ongi siis südamega kooskõlastumine ja sinu suureks eduvõtmeks selles maikuus on sõnastamine läbi tänutunde. Sa kirjutad ja otsustad ja valid läbi tänutunde. Aitäh, et ma saan kogeda, sa jätkad seda tööd, mida sa oled senini teinud.
aga sa jätkad seda uue tundega. Sa jätkad seda selle tundega, et ma enam ei karda seda läbikukkumist, sest läbikukkumist minu jaoks tegelikult ei eksisteeri. Minu jaoks on edu ja harmoonia. Ja see, kui kõik ei ole kohe sellega kaasa tulnud, siis nemad saavad enda kogemused, enda karma ise. Mina jään südamele truuks ja mina valin kogeda südame karmat ehk dharma teekonda ehk oma hinge kõrgema missiooni teekonda. Et see on praegu olnud sinu jaoks selline väga raputav aeg, ma tunnen, väga raske aeg ja kui see kaardi lugemine kõnetab sind, siis sa saad seda edasi kuulata. Kui see ei kõneta sind parasjagu, siis vali mingi muu grupp või vaata mõnda muud videot. Vaatame kohe siis, mis siis praeguses hetkes sinuga tegelikult toimumas on energeetiliselt. Mida see suur võitlus sinus aitab äratada. See on olnud suur eelmiste elude korrastus ja puhastus. See, mis nüüd läbi on saanud, ongi sinu eelmiste elude karmade ümbertegemine. Ja kui sul on veel sellised rasked tunded ja lahendamatuse tunded, sa võid mulle kirjutada inspiratsioonikool@gmail.com ja ma saadan sulle möödunud elude meditatsiooni. Annetuse saad teha ühekordselt ja kuulata kas või terve elu, kui tahad. Et vaadata need kohad järele, mis sul seal toimus, mis seal eelmistes kehastustes juhtus, et sulle tuleks ka mõistusesse arusaamine, miks asjad pidid nii minema. Miks need sinu parimal moel panustamised ei kandnud sellist vilja koheselt, nagu sa oleksid tahtnud, sest et praegu sinu elu läheb nii, nagu sina tahad. See oli suur karmatsüklite lõpp, mida sa praegu tegid, väga suur vabanemine ja vabastamine ja ümberhäälestus. Ja see, mida sa sellel teekonnal oled õppinud ja mis sind endiselt väga hästi aitab, on enda tõe väljendamine, et sa ei hoia enda tõde enam tagasi, kui tuleb mingi koht, keerukoht, raske koht, siis sa ei suru hambaid risti ja ütle, et kõik on hästi, vaid siinkohal sa väljendad ennast ja see on sinu eelmiste elude karma siis nagu kingitus, mis sul on tulnud. Tõe rääkimine, tõde tuleb välja. Tõde tuleb nagunii varem või hiljem välja. Aga nüüd on sinu kord väljendada, mis sulle meeldib, mis ei meeldi. Öelda selgelt ei, kui midagi ei sobi. Sa ei pea kõigega kaasa liikuma, ei pea kõikidele sõnumitele vastama. Me ei ole ühisvara kõikidele kasutamiseks. Meil on kõikidel nõustumise võimalus või mitte nõustumise võimalus. Ja see, kui me millegagi ei nõustu, ei ole kellegi suhtes isiklik, vaid vahetevahel see, kui me ei lähe kaasa teiste manipulatsioonidega, mitte lahke olemisega ja teadmatusega, siis selles kohas austavalt seada selge piir aitab sul hoida enda väge. Ja siinjuures siis selline kaastunde jumalanna Kuan Yini energia, halastuse ema on tulnud sulle appi. Võimalik, et sa oled ka üks kaastunde jumalanna Kuan Yini paljudest kehastustest, kes siin planeedil on, selleks, et tuua siia uus maailm kohale läbi enda elu, läbi enda valikute, läbi enda otsuste ja läbi endale truuks jäämise. Me ei saa tuua tõde siia, kui me lähme enda vastu. Tõde me toome ikkagi läbi selle, et me jääme endale truuks. Mis sind aitab selles protsessis? Julgus ja julgus lasta lahti. Lasta lahti vanadest lugudest, vanadest valudest, mitte toetavatest partnerlustest. Sellest, mis sinuga ei ühti, kõigele öelda head aega. Ja julgus kõigele ausalt otsa vaadata, et ei peida enda eest ega teiste eest tõde, vaid jään hästi kohale, hästi keskmesse, hästi teadlikult valikusse, mis on minu tee ja mis mitte.
sest meie valikud kujundavad meie teekonda. Ja isegi kui meie elu on täis väljakutseid, siis jäädes avatuks õppimisele, toob meile vastused, mida me enda saatuse teel vajame. Nii et see maikuu ei pruugi tulla selline, kus ühtegi väljakutset ei tule, aga sinu tõde aitab sind absoluutselt igast olukorrast läbi. Mida ausam sa oled, seda kergemalt kõik protsessid lähevad. Ja see ei ole ka mingi hirmutamine, et oi, sind ootavad mingid rasked kogemused ees, see ei ole see, vaid see tähendab seda, et sa praegu saad lihvida seda oma hinge essentsi olulist tahku, milleks ongi siis lõpmatu, vahetu ausus ja siirus, mis hakkab sind tulevikus tohutult hästi kandma, sest avatud süda on suhtlev süda ja suhtlemine toob rahu. Nii et kuula enda sees, kuhu elu sind kutsub, ole vaikselt ja kuulata on sulle sõnum. Kui sa oled väsinud, puhka, lae ennast uue energiaga, kosuta ennast, leia tervislik tasakaal selle vahel, kui palju sa annad, kui palju sa vastu võtad, kui palju sa räägid, kui palju sa kuulad, kui palju sa osaled, kui palju sa valid olla täiesti lihtsalt olemises. Et see on selline peen tasakaalu tants, mida me siin planeedil õpime. Mul tuli praegu sõnum, et nüüd tuleb sulle põhisõnum. Palun, sa oled välja valitud. Sina oled ülestõusu teekonna suurmeister ja sa näitad teistele ette, kuidas ülestõusu protsessi teha. Ja siin ongi võib-olla see koht, et sul ei ole väga palju eeskujusid, kelle pealt vaadata. Sest et sa oled ise oma arengus juba nii kõrgele tasandile jõudnud, et neid hingesid ei olegi nii palju siin planeedil, kelle pealt sa saaksid vaadata, kuidas sellist kohta üldse teha. Ja sul ei olegi vaja, et sa teiste inimeste pealt vaatad, sest sul on väga tugev algallika juhatus, sa oled algallika poolt välja valitud. Sa oled pühal missioonil, sul on väga kõrge, väga tugev, väga võimas missioon, mida sa praegusel hetkel teed. Ja üks osa sellest teekonnast ongi siis vahetu tõde. Vahetu siirus, vahetu ausus, vahetu puhas informatsioon ilma filtriteta, mida sa läbi enda lased. Ja sa ei pea teadma vastuseid kõikidele küsimustele, see ei tähenda seda, vaid sa tead täpselt seda, mida sinul on vaja teada. Sa ei pea teadma kõike, aga sa tead kõike, mida sina vajad. Sellised sõnumid, kallis grupp number 2. Loen sulle siit armastuse kutse raamatust ka ühe lõigukese, mida olen eelmised aastad kanaldanud. Nüüd leiate seda raamatukest ka raamatupoodidest üle Eesti. Mis on huvitav, kas ma mitte ei lugenud seda esimesele grupile ka okei, tahab siis tulla veel kord, ma loen selle siis veel kord. Teadvustan, et kui olukorda puutuvad inimesed ei tea, et nad või ta mulle millegagi haiget teinud, siis see pole olnud mitte pahatahtlik suhtumine minusse, vaid nende enda teadmatus. Kasutan 2 kõrva meetodit. Lasen egojutud ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Kui keegi räägib mulle midagi ning see pole hea enesetunne, mida seda kuulates tajun, sest tean, et see pole tegelikult tõde. Hingan endasse südame avatust ja avan oma südame enda kõrgeimale tõele. Mis see on, mis mulle sellise tunde praegu on tekitanud? Kellegi hoolimatus, vastuseis minu tõele, ootused, mis pole täitunud. Teadvustan, et teiste inimeste pimedus pole kunagi minu suhtes isiklik. Teadvustan ka enda teadmatust. See toob mulle uue teadveloleku. Valin mäletada, kes ma olen ja mis on mu kõrgeim elumissioon. Valin mäletada oma elu pealisülesannet ja tänan, et see olukord on mul aidanud astuda järgmise sammu minu arengus. On olukordi, kus meil on lihtne armastada, sest keegi käitub armastusväärselt.
aitäh, et suudan armastada ka siis, kui keegi ei käitu armastusväärselt. minu elus on palju võimalusi armastada veelgi enam ja puhta armastusena lihtsalt olla enda armastuse kiirgamises kohal nagu päikene. hingan endasse arusaamist, et kõik hea on minu jaoks võimalik. mul on vaja lihtsalt usaldada, et ka see praegune kogemus on millekski kasulik ja hea. hingan endasse usaldust ja olen juba ette tänulik, et see olukord laheneb nii minu kui kõikide kõrgeimaks hüvanguks. annan selle situatsiooni algallika kätesse lahendada ja tunnetan kergendust ja kergust. mina taotlen lahendust. lahendus on tulemas. lahendus on siin. hingan endasse lahenduse energiat ja luban endal lõdvestuda. universum teab, kuidas inimesi õpetada. mul pole vaja minna teisi korda tegema. annan selle olukorra armastuse kätesse lahendada. olen avatud juhatuse vastuvõtmisele, kuidas ja mil moel ise panustada, et kõik saaks minna kõikide jaoks kõige valgustavamal moel. hingame sügavalt, võime vaadata enda sisse, mis minus võis sellise olukorra esile kutsuda, nagu see mõõkade 10 enne näitas. ja võime ka küsida, kas olen ehk iseendasse nii suhtunud nagu teised minusse ja siis see peegeldus ärritab mind. või olen olnud liiga leplik või olen pahaks pannud, et inimesed nii käituvad ja olen oma vastupanuga sellest mustrist ise kinni hoidnud. või olen olnud pime selle suhtes, et olen arvanud, et teised on juba arenenumad, kui nad seda tegelikult on. olen olnud liiga naiivne, kannatamatu või jonnakas. võib-olla on hea südamest südamesse rääkida, kellegi tagarääkimise või omaette mossitamise asemel. kui rääkimine kohe ei tule kõne alla, annan endale ja teistele aega asju rahulikult seedida, tunnetada ja kasvada. algallikas juhatab meid kõiki ja igaühe vaba valik on, kas seda juhatust kuulata või ei. valin võtta enda sisemise tasakaalustamise enda südameasjaks ja valin ennast ise rahustada. varemgi on juhtunud, et on toimunud arusaamatused ja hirmuminade põrkumised ja need on ajapikku ikka jälle lahenduse leidnud. nii saab ka see olukord laheneda. saan igast olukorrast midagi vajalikku õppida. seega ei pane ma silmi kinni, vaid olen avatud selgelt nägemisele. hingan endasse neutraalsust ja usaldan, et algallika abiga saab kõik laheneda suurepäraselt. minu sisemine tugevus kasvab iga olukorraga. minu enesekindlus ja südamega ühendus tugevneb iga hetkega. minu häirimatus ja mitteisiklikult võtmine kasvab iga teadvustamisega. olen tänulik selle sisemise kasvu eest. ma kuulan tänulikult oma südant ja tean, et mu süda räägib mulle alati tõtt. rääkides südame kuulamisest, eks ole, selle kuu olulisem sõnum. ma soovitan väga, kui sa ei ole veel oma südame häälega dialoogi pidamist õppinud, vaatasin YouTube'i kanalil on selline tasuta video nagu võluvõti number 7, südame hääle kuulamine minu YouTube'i kanalil, kõikidele tasuta kättesaadav. võtan sulle veel ühe sõnumi lõpetuseks, kullake. sul on imeline väga suur protsess praegu. ma näen, et sa oled väga suur, kõrgel tasandil õpetaja väga paljude jaoks. ja see, et teised ei ole nii kiirelt järele tulnud, kui sina oled ees läinud, ei näita seda, et sa oled midagi valesti teinud, vaid seda, et sul on vaja lihtsalt ennast hoida, ennast praegusel hetkel poputada ja hellitada
ja pane tähele, mis kuu faas parasjagu on, kui on kasvav kuu, kasvata oma taotluste seemneid, kui on kahanev kuu, siis lihtsalt ole teadlik, et see on normaalne, et need vanad valud võivad vabaneda ja sinu jaoks kõik laheneb. Et kui sa tunned, et sul on selline ebaturvaline olla, siis ma soovitaksin sul sellist kaitsva filtri loomist teha, et kui tahad, võid mulle kirjutada inspiratsioonikool@gmail.com, saan ka selle meditatsiooni lingi sulle kuulamiseks saata, kaitsva filtri loomine. Aitäh sulle kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast, soovin sulle maagilist maikuud ja tead, sa oled väga hoitud ja sul on väga suur missioon ja see, mida sa teed, ei peagi kõikidele arusaadav olema. Aga sind on ees ootamas sinu unistuste elu täitumine ja see vana faasi lõpp on nüüd sinu jaoks läbi ja su kõrgem tarkus teab seda tegelikult väga hästi. Sa lihtsalt õpetad ja koolitad ennast olema veel ausam, veel tõesem ja see loob sulle väga tugeva oskuse mitte hirmule alistuda. Kui oled väsinud, siis puhka. Loo taotlused ja otsused rahutundest lähtuvalt, mitte pahameelest. Aitäh sulle, kullake. Kui see kaardi lugemine kõnetas sind, jäta siia alla palun 2 südamekest. Aitäh sulle kuulamast, vaatamast. Aitäh kallid vipitele toetusest. Maagilist maikuud. Ja läheme 3. grupi sõnumite juurde. Vau, imeline. Tere, armas, sind on ees ootamas väga võimas valguskeha aktiveerimine. See võib endaga kaasa tuua selle, et sa tunned, et mingid kogemused on sind nii ära tüüdanud, väsitanud ja sa valid lasta lahti kõigest sellest, mis ei ole sinu õnnetundega kooskõlas. Sa õpid enda energiaid kaitsma läbi enda valikute. Vaatame, mis on sul võinud sellise kogemuse tuua, et sa niimoodi oled praegusel hetkel, kuhu sa oled lekkinud oma energiat, siis küsime niimoodi, kuhu on grupp number 3 lekkinud oma energiat, mis ei ole lasknud täies õitsengus veel ennast olla. Tuleb emamuster, sõltuvus teiste inimeste arvamusest ja sellest, et kelle pilli järgi sa pead tantsima. Et kelle meele järele sa oled üritanud olla, kas sa oled enda südame järgi või kellegi teise tahtmiste järgi. Et siin see kombinatsioon sauade kuninganna, mis võib olla selline emakaart, kes on tahtnud sulle nii-öelda parimat, on ka siis teadlikult või teadmatult aidanud luua sulle sellise ebaterve mustri, kus sa oled pidevalt pinges selleks, et kas see, mis sa teed, meeldib ka teistele. Et selline tunnustuse või kinnituse otsimine enda tegevustele, enda õigsusele, enda valikutele väljapoolt on see, mis nüüd hakkab muutuma. Sest et sa saad aru, et sul ei ole vaja muud kinnitust kui see, mis sulle tegelikult meeldib. Et see, kuhu sa praegusel hetkel oled jõudnud, on selline tore ise oma elu loomine, aga sa näed, et mingid kogemused kukuvad su elus ikkagi kokku. Et sa panustad küll parimat ja võimalik, et sul on ka ümberringi on selliseid sõpru ja tuttavaid ja inimesi, kes on väga heasoovlikud su suhtes, aga sinu sees, isegi kui väljapoolt tundub, et kõik on hästi, siis sinu sees on selline lagunemise tunne, et sa niimoodi enam ei jaksa, sa ei jõua, sa ei taha, sulle ei meeldi, on selline nagu lagunemine, sisemine murenemine, sisemine maskide langemine, kus sa tunnistad, et ma tegelikult tahaksin elada hoopis kas mujal või teistmoodi või teistsuguses sageduses või ühesõnaga ma tahan muutust. Et see võib nii mõnelgi inimesel olla selle tundel, ma tahan ära kolida või ma tahan elada täiesti teises riigis või ma tahan minna reisima või ma tahan maailma näha, ma tahan midagi avaramat enda ellu. Ja see sisemine kutse
on täiesti kohane. See sisemine kutse näitab seda, et su kundaliini kanal on nüüd piisavalt puhas, piisavalt tugev, et sind õigel ajal õigesse kohta suunata. Et inimesed, kes ei ole seesmiselt piisavalt tugevad, neid elu ei saa suunata järgmisele eluetapile, aga sinu sees on see tugevus olemas, aga see tähendab seda, et mingisugune kinnihoidmine vanast, võib-olla ka andestamatus, näiteks oma vanematele või oma hooldajatele. Et andestamatuse kohad saavad andestusse ära puhastatud. Et kui see kaardi lugemine kõnetab sind, siis saad seda kuulata, kui mitte, siis kuula mõnda teist gruppi või mõnda teist videot. Vaatame lähemalt selle torni algpõhjust, mis siin on olnud uppis või segaduses. Võimalik, et sa ei ole õppinud varasemalt lahti laskmist. Et sa õppisid kodus seda, et kõike tuleb hoida ja kõike tuleb nii-öelda nagu koguda. Võimalik, et sul on ka harjumus selles, et sa ei raatsi ära anda oma vanu riideid või vanu jalanõusid või vanu asju, sellised mälestusesemed, et kui need on, siis need ongi igavesti, aga sellest on saanud justkui koorem sinu õlul. Ma tunnen lausa, et endal ka õlad lähevad valusaks, kui ma seda räägin. Et siin võib olla sellised ka surnud inimeste esemeid näiteks, mis võivad su energiat röövida ja et sul on vaja teha suur puhastus. Et kui sa teed oma asjades puhastuse või oma mõtetes või oma, ma ei tea, e-postkastis, siis tulevad sulle ka palju selgemad mõtted, et siin on vaja see vana nii-öelda kultuurikiht vabaks anda, mis on olnud seotud vanade mälestustega, mis ei ole võib-olla isegi niivõrd traagilised, aga need lihtsalt hoiavad su energiat kinni. Et siin on vaja sellist uut ruumi, uut selgust, uut värskust, et seda ka siin see mõõkade 6 kaart rääkis selgelt, et sul on vaja keskkonnavahetust ja see ei pruugi olla see, et sa kolid ära, aga sa teed oma keskkonna uueks, kus sa tunned ennast uutmoodi, võib-olla värvid seinad ära, võib-olla tõstad toas mööbli ümber, teed midagi sellist, mida sa päriselt armastad, mis nüüd sinuga ühtib. Et sinu jaoks on maikuus väga mitmed võimsad soovid täitumas ja kuigi see, mida sa nüüd kogema hakkad, ei pruugi olla täpselt see, mida sa oled unistanud, siis sa saad aru, et need kogemused täituvad veelgi paremini kui see, mida sa varem oled mõelnud, ehk siis universumil oli sulle tegelikult veel parem plaan kui see, mida sa algselt mõtlesid. Et sinu ülesanne ongi praegu siis täielikult minevik minna lasta ja tõusta nagu fööniks tuhast, luua iseendast uus mina ise ja tõusta üles veelgi võimsamalt, veelgi säravamana kui kunagi varem. Et see, mis sind praegusel hetkel aitab, on andestus, enda ja teiste suhtes andestus ja vabaks laskmine. Et selline võib-olla ka mingisugune sümboolne rituaal teha, kus sa näiteks oma vana mina kirjutad üles, kes see vana mina oli, vanad uskumused, vanaks tõekspidamised, vanad harjumused, vanad suhted, mis sind ei toeta. Andestada ja vabastada ja see toob sulle väga suure edasiliikumise, väga kiire edasiliikumise. Ja sinu valguskeha aktiveerumine ei seisne selles, et sa jooksed minema ja jätad kõik selja taha, vaid selles, et sa teed sisemise lahtilaskmise. Sisemise eristamise eelkõige, võid ka väliselt muuta, aga eelkõige on see sisemine murrang ja enda armastuse karika täitmine ise, et ma valin ennast armastada nii, et ma ei koorma ennast enam nende vanade lugude, vanade mõtete, vanade kogemustega. Ja seesugune uue hoiaku toomine toob sulle külluse ja rikkuse kõikidel tasanditel, kõikides eluvaldkondades. Nii et suuremasse õnnetundesse enda aitamine toob õnnestumise ka teistesse eluvaldkondadesse, mitte ainult endaga tegelemisele, aga esimene võti on siis iseendaga ja oma eluga rahu teha ja jälgida, mida sa mõtled,
kui sa mõtled häid ja positiivseid mõtteid, hakkad ligi tõmbama positiivseid ja häid kogemusi. kui sa mõtled negatiivseid, süüdistavaid ohvrimõtteid, siis sa lood endiselt seda vana mustrit. Et elu kutsub sind edasi liikuma kerguses, lihtsuses, rõõmus, mitte voole vastu hakates, vaid liikudes kaasa. kui midagi kutsub, liigu sinna suunas, kui midagi tõukab eemale, vaatle, kuhu siis visioon sind kutsub, liigu selle kõrgema visiooniga kaasa. Sest et sa oled praegusel hetkel algallika poolt juhatatud. Sa oled nii kõrges sageduses, et sa ei saa enam minna tõe vastu. Ja see iseeneslikult on juba väga suur koht, kus olla. Sinu enesekindlus kasvab iga valikuga, mida sa teed. Lasta lahti sellest, mis on mitte toetav, mitte väestav. Sul on palju jõudu. Maikuu toob sulle väga palju kirge, väga palju tugevaid tundeid. Sul on vaja usaldada, liikuda kaasa hea enesetundega ja panustada endasse rohkem, võtta endale rohkem aega. See, mida sa soovid, et õnnestuks, sellesse on vaja ka siis panustada. Ja mitte niimoodi, et ma kohe lähen ja kihutan, vaid see, et ma teen praegu valiku ja need muudatused teen samm-sammult, mitte kõik ühe korraga. Ära karda oma unistustele järgneda, kõik sünnib rahulikult. Hoia oma mõistus ja süda kooskõlas, mitte niimoodi, et hurraa, ma nüüd lähen ja viskan oma korterivõtmed jõkke ja lahkun sealt igaveseks, vaid et samm-sammult rahulikult teen oma ümberhäälestuse. Mitte üleliia kiirustades, mitte ennast läbi põletades, vaid praktiliselt iga päev teen väiksed sammud edasi liikumiseks. Nii, kas tuleb veel? Loeme siis lõigu raamatust. Armastuse kutse sulle, leiad seda raamatupoodidest. Sulle Eesti palume grupil number 3. Aitäh, et ma saan kogeda elamist armastuse kehastusena, armastuse nimel, armastuse tundes kõikjal ja alati. See on nagu oleks manifesto, valguskeha aktiveerimise manifesto tõesti. Ma luban endale armastada ja vastu võtta tunde, et ma väärin armastust, ma väärin küllust, rikkust, rõõmu ja rahulolu. Ma luban endale astuda järgmised sammud, et täita oma kõrgeima elusaatuse kokkulepet siin maa peal. Olgu iga minu kogemus nüüd ja alati kantud armastusest, õnnistusest ja tänulikkusest kogu elava suhtes. Luban endal lõdvestuda, kui tunnen väsimust, segadust või vajan endast suuremat selgust. Luban endal nautida oma tegude vilju, enda olemust ja tajuda, et ka minu enda armastuse karikas on täidetud. Valguskeha ongi see õnnetunde keha ja mida rohkem sa pöörad tähelepanu sellele, mis on hästi, mis on võimalik ja mis saab muutuda veel paremaks ja sa oled juba ette tänulik ja tood need tunded kehasse, et see saab muutuda paremaks ja ma juba praegu tunnen seda ette, seda võimsamaks su valguskeha muutub ja sa tõmbad ligi järjest suuremaid, armastusküllasemaid kogemusi. Ja kui sa tahad sellel teekonnal toetust, siis leiad selle raamatu Armastuse kutse raamatupoest. Aitäh sulle kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Aitäh, kui jätad siia alla ka 3 südamekest, kui see kaardi lugemine sinu südant kõnetas. Aitäh, kallid vipidele toetusest ja soovin teile kõikidele maagilist maikuud, edu, küllust, rõõmu. Olge õnnistatud. Namaste!